Tere, te kuulate Valga haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu ja tänaseks stuudiokülaliseks on Valga haigla siseosakonna juhataja tohtor Mati Lepikson. Tere tulemast! Tervist! Teema, millest me täna kõneleme, puudutab hästi paljusid kuulajaid, sest me oleme saanud ka kirju. Rääkige palun kolesteroolist ja me täidame selle soovi. Kui me arsti juures käime, olgu siis tegemist eriarsti või ka perearstiga, siis sageli öeldakse, et üks enda tervisest lugupidav inimene peab teadma oma kehakaalu, oma vererõhu näitajaid ja ka oma kolesterooli taset. Miks just see on oluline? No, kolesterool iseenesest on organismile vajalik aine, aga kõrge kolesterool, ennekõike LDL kolesterool on üks suurimaid südame-veresoonkonna haiguste ja insuldi riskitegureid. Ja oluline on see sellepärast, et Eestis on kolesterooliga probleeme rohkem kui pooltel inimestest. Nii et kui pikkus ja kehakaalu jälgimine on oluline, siis sageli ainult sellest ei piisa, kuivõrd kolesterool võib olla kõrge ka täiesti normkaalus inimestel. Millest kolesterooli näidud üldse tõusevad? Kolesterooli näidud tõusevad sageli valesti toitujatel inimestel, kes söövad palju rasva, kelle kehakaal on kõrge, aga samas on hästi oluline teema ka perekondlik hüperkolesteroleemia, mis võib mõjutada ka neid inimesi, kellel nagu mainitud on kehakaal normis, et siin ühtset vastust tegelikult ei olegi. Mis tähendab, et näiteks ma toitun tervislikult, ma ei söö üldse palju rasvast, aga mul on pärilik keelsoodumus ja seetõttu on minu kolesterooli näidud juba kõrged? Jah, nii lihtne see tegelikult ongi. Et põhimõtteliselt seda perekondlikku hüperkolesteroleemiat põhjustab üks selline vigane geen ja see halb kolesterool ehk LDL võib olla kordades kõrgem juba sünnist alates, et kui tavalise inimese LDL kolesterool on selline 2-3 kandis, siis perekondliku hüperkolesteroleemiaga inimesel võib ta olla vabalt 5-10 või isegi veelgi rohkem. Tegu on sellise haigusega, mida inimene ise ei tunneta, on selline nagu vaikne tapja, kui nii võib nimetada. Sa juba mainisid hea kolesterool ja halb kolesterool ja see ajab paljudel hirmujudinad peale, et kas see tähendab, et seda halba kolesterooli ei tohiks üldse olla ja head kolesterooli võimalikult palju? Ja kolesterool on igatahes oluline. Kolesterool 0 ei ole ka kuidagi nagu hea variant, sellepärast, et kolesterooli on vaja erinevateks asjadeks. LDL kolesterool ehk halb kolesterool viib kolesterooli veresoontesse, hea kolesterool ehk HDL kolesterool viib kolesterooli tagasi maksa. Ja miks on kolesterooli vaja? On selleks, et kolesterooli abil keha suudab tagada rakumembraanide püsimise. Kolesterool on eelanne hormoonide, sapphapete ja D-vitamiini tootmisel, aga probleemiks on see siis, kui need tasemed on liiga paigast ära. Ja kui rääkida nüüd arvulistest näitajatest, mida inimesed ise ka oma analüüsidest näha võivad, siis LDL ehk halb kolesterool võiks olla alla 3 ja hea kolesterool ehk HDL võiks olla üle 1. Aga samas on ka üldkolesterooli näit, see ei tohiks vist olla üle 5. Ja, see on õige, aga üldkolesterool sageli ei anna meile täit pilt, et ma olen kohanud ka palju selliseid patsiente, kellel üldkolesterool on alla 5, aga halb kolesterool on näiteks üle 4, eks ju. Ehk siis kokkuvõttes alati tuleks vaadata siis ka kõiki neid kolesterooli fraktsioone, ehk siis et saada terviklik pilt. Kui nagu korduvates analüüsides selgub, et halb kolesterool on kõrge, inimene on normkaalus, toitub tervislikult, siis ütleme see kõrgem hea kolesterooli tase ei vähenda kuidagi selle halva kolesterooliga kaasnevat riski. Kui kolesterooli tase on kõrgem, mida siis ette võetakse? Alustame eluviisist ja toitumisest, sõltub mida inimene mida sööb, eks ju. Eelistatum on selline Vahemere dieet, palju köögivilju, täisteratooteid, rasvast kala võiks süüa vähemalt 2 korda nädalas ja toitudes kasutada ka oliiviõli. Aga see on ju ka rasv. Aga see on hea rasv. Halb rasv on see, mis tuleb punasest lihast ja loomulikult on ka maiustused, kommid, töödeldud toiduained, suhkrud sellised, mis kolesterooli tõstavad.
Oletame, et kolesteroolitase on kõrge, patsient pannakse nii-öelda dieedi peale, millal siis jälle kontrollitakse, kui hästi tal läinud on? Sõltub vanusest, aga üldiselt inimesed käivad sageli perearsti juures või õigemini võiksid käia kord aastas. Siis kui see kolesteroolitase ei ole nagu tohutult kõrge, siis ma arvan, et selline aasta pärast võiks uuesti mõõta ja jälgida. Loomulikult oluline on järgida pidevalt seda dieeti ja kujundadagi eluviisid siis ümber, et elada tervislikult. Sinna hulka kuulub ka füüsiline aktiivsus loomulikult. Aga kui see kolesterool on ka korduval mõõtmisel liiga kõrge või kui inimesel on selgeid riskifaktoreid kaasuvate haiguste näol, mis tõttu kolesterool peab kindlasti olema madalam, siis alustatakse raviga, jah. Kas see tähendab, et ravi, ma saan aru, et see on vist tablettravi, on eluaegne? Ta kipub olema eluaegne, tõepoolest jah, et nagu mainitud, siis kolesterool ja kõrge kolesterooli haigus ei tule ainult sellisest valest eluviisist, vaid on ka oluline roll pärilikkuses, mille osas Eesti on Euroopas esikohal paraku. Nii et jah, inimene nagu mainitud ei tunne tegelikult seda kuidagi, et tal kolesterool kõrge on, nii et paraku tablettravi on oluline osa, mis enamasti kestab eluaeg. Kui nüüd näiteks kolesterooli hakatakse langetama kas või esialgu toitumisega, siis kui kiiresti üldse need näidud võivad hakata langema? See sõltub jällegi konkreetsest inimesest. Kui me räägime ravimitest, kolesterooli langetavate ravimite nimi on statiinid, siis nemad langetavad kolesterooli sõltuvalt doosist muidugi selline 20–50%. Sõltub muidugi ka sellest, kas inimesel on siis omandatud hüperkolesteroleemia või siis on perekondlik ehk geneetiline hüperkolesteroleemia, et ühest vastust on jällegi raske anda. Aga toitumisega? Ütleme nii, et võib oodata mõningast langust, aga jällegi sõltub sellest, kui kõrge see kolesteroolitase juba alguses oli, et kliiniline kogemus on näidanud seda, et see tase võib seal mõnekümne protsendi võrra langeda, kui inimene tõesti oma dieeti jälgib, kaalu alandab ja rohkem liigub, aga sageli tuleb seal see lagi ette, kus me tõdeme, et me ilma ravimita enam ei saa. Mis siis juhtub, kui patsient võib-olla, kas ta lihtsalt lööb käega või ütleb, et kui on pärilik või kui on mul nii, siis on, võib-olla see on ka minu eripära ja ta eriti oma kolesterooli pärast ei muretsegi? Siis me tõenäoliselt kohtume selle inimesega tulevikus erakorralise meditsiini osakonnas, kui inimene on saanud südamelihase infarkti, haigestunud südamepuudulikkusesse või on saanud ajuinfarkti ehk insuldi. Et oma terviseprobleemide ignoreerimine paraku raskete haigestumisteni viib, nii et ennetusel on siin väga-väga oluline roll. Kui me räägime nüüd veel sellest, et kui kolesterooli näidud on juba pärilikkuse tõttu kõrged, siis võib-olla ma oma esivanemate kohta juba tean, et neil on selline probleem esinenud. Ma olen noor inimene, millal ma peaksin hakkama siis oma tervise pärast muretsema või millal üldse esimest korda kolesterooli taset mõõdetakse? Mõõdetakse siis, kui arst määrab. Mingit konkreetset suunist selle kohta ei ole, aga iga noor inimene, kes teab, et perekonnas on olnud erinevaid südamehaigusi, näiteks vanematel või vanavanematel on olnud südamelihase infarkte või keegi on surnud südamehaiguse tõttu maru noorelt, siis tuleks seda oma perearstile kindlasti mainida ja perearst on see esmane inimene, kes siis seda screenib, kuigi kahjuks me näeme suhteliselt sageli seda, et võrdlemisi noor tänases mõttes siis alla 50-aastane inimene tuleb meile erakorralise meditsiini osakonda rindkere valuga, tal on infarkt ja me siis lõpuks näeme, et tema kolesterooli polegi keegi varem määranud. Nii et tasub mõelda ja tasub uurida oma lähedastelt, et kas on olnud sellega probleeme või mitte, et jällegi inimesel endal on siin väga suur roll, sest keegi otseselt seda tavaliselt pakkuma ei hakka noorele inimesele. Et kokkuvõttes tegelikult olulised asjad, mis siit kaasa võtta, käis erinevaid raskeid termineid päris palju läbi, oleks see sõnum selline, et kolesterool ei ole kindlasti vanade inimeste probleem. See on selline vaikne risk, mida saab tegelikult väga tõhusalt ravida. Ja kui me selle kolesterooli probleemi diagnoosime õigeaegselt, seda hakkame siis ravima, see võib tõsta meie sellist oletuslikku eluaega 10 aastate võrra tegelikult.
kahjuks me näeme väga sageli inimesi, kes jõuavad haiglasse raske haigestumise tõttu ja kes pole oma tervisega varem vaeva näinud, nii et siit võiks kõlama jääda see, et kontrollige, mõelge, uurige natuke oma perekondlikku tausta, kui te olete noored inimesed ja kui te olete eakamad, siis pöörake tähelepanu perearsti juures antud vereanalüüsidele ja vajadusel ärge kartke ka ravimeid, kolesterooli langetavaid ravimeid ehk statiine. Sellega käivad ka kaasas erinevad arusaamad ja hirmud võimalike kõrvaltoimete kohta, kuigi tegelikult on tegemist ühe kõige ohutuma ja kõige väiksemate kõrvaltoimete profiiliga ravimiga. Suur aitäh, doktor Mati Lepikson tänase intervjuu eest ja tänud kõikidele kuulajatele, uued jutud jälle uuel nädalal.